Tere! Homme algabki tulihobusaasta ja ma mõtlesin, et kuigi ma olen teinud päikesemärkidele 2026 aasta prognoosi väga põhjalikult ja see on saanud meeletult toredat tagasisidet ja ka uusi kliente läbi usalduse, läbi sünkroonsuste, läbi taipamiste, läbi iseenda äratundmise, siis ma mõtlesin, et ma teeksin küll väga lühidalt märksõnakaartidega ka Hiina loomaaasta nii-öelda hobusaastaks prognoosi. Et vaatame siis, kusjuures ma ei pannud õigesse järjekorda, ma panin läbisegi, treenisin oma mälu, mis loomad on. Huvitav, et kõige viimasena tuli mul kukk. Ma peaaegu, see oli ainuke, mida ma ei mäletan, mis puudu oli. Kõik teised ma mäletasin. Mis pärast, ma ei oskagi öelda, ma ei tea kedagi, kes on kukke aastal sündinud, aga võib-olla selgub see selle lugemise käigus. Ma kasutan selleks selliseid kaarte, mis on väga niisugused, kuidas öelda, detailsed. Enda kaarte, kuhu ma lisan varsti ka reiki põhi sellised, kuigi seal juba on sümbolid, aga ma mõtlen reiki erinevaid nüansse veel juurde. Ka sümbolid juurde, nüansse juurde, märksõnu juurde, filosoofiat juurde ja võtan kõigile ka Louise Hay afirmatsioonikaardi. Kõik, mis siit tuleb, see on meelelahutuslik. Kõik on võimalik muuta, kui sa vaid soovid. See on lihtsalt teadlikkus, mis on õhus, mis on ühisväljas. Ja see on üldkollektiivne lugemine. See tähendab seda, et see osadele pühvlitele võib sobida, osadele mitte. Näiteks sinu looma aasta sinna. Nii, olgu. Panen need siia. Segan kõik ära ja hakkan pealt võtma. Ma igale ühele ei hakkagi eraldi. Veel kord, kuna ma hästi lühidalt räägin, siis ma ei hakka ajatempleid seekord tegema, kuna mul ei ole selleks aega lihtsalt. Aega ja võimalust seekord. Kuid ole hea, kui sa jõuad oma looma tutvustamisena nii-öelda. Võib olla sinu väeloom, eks ju, sinu enda. See siis märgi, kui sa tahad seda näiteks aasta jooksul uuesti vaadata, märgi endale aeg üles või keri sest siin ei ole järjekorras jah, tõepoolest. Nii, ma tunnen, et on juba segatud päris kiiresti ja hakkangi võtma, vaatame kõigepealt pühvlit, mis on selline põhifookuspunkt pühvlitele tulihobuse aastal. Tulihobustel on tulihobuse aastal pühvlitel on selline asi, et ma kohe vaatan teise kaardiga. Ja selle. Võtangi kõik 3 välja, siis ma saan nagu tervikpildi, äkki on siin mingi seos, mis täpsustab. Ja pühvlitel on siis selline lugu, et väga paljud illusioonid purunevad või pühvlid näevad läbi oma tasakaalupunktist erinevad sellised illusioonid. Näevad läbi, kuidas kas neid või teisi mõjutatakse ja nad astuvad sellest välja. Neil on võtmed, kuidas sellest välja astuda. Ja see võti on selles, et nad teavad, et vägi või jõud on nendes endas ja praeguses hetkes, et nad ei kiirusta nii-öelda. Nad näevad, et tehakse ühisväljas väga palju vigu, nad on kuidagi nagu vaatleja rollis. Nad näevad, ise on nad oma põhjanaela suunas, North Node kaart tuli minu kaardipakist. Pigem nende vägi seisneb selles, kui nad aeglustavad.
kui nad aeglustavad, siis nad näevad ka läbi väga meelad, salakavalad plaanid ja liiguvad aeglaselt omas selges visioonis ja kõik, mis juhtub, nad pööravad võimalusteks. Kõik kogemused ja teemad, mida nad nagu taipamised, kogemused, nad pööravad nii-öelda võimalusteks. Sellepärast, et nad ei kiirusta, nad ei lähe selle rättreisiga kaasa, mis ühiskonnas. Kindlasti tulihobusel saab olema tulehobuse aastal. Nii et see on siis, mis pühvlitel on. Paneme kõrvale. Hobustel endal. Milline aasta saab olema hobustel endal? Hobustel endal kuidagi nagu rõhutab ka, et ma armastan iseennast siin ja praegu. Pühvlitel oli väga sarnane, eks? Et aga samas hobused on mängulisemad, nagu varsalised. Sellepärast, et tuleb tegelikult oma sisemise lapse, childhood, mingi lapsepõlve, mingid kas unistusi täidetakse või ollakse rohkem vaba sisemise lapsega väga heas kontaktis, sest siin ütleb ka elu üllata mind. Ja kuidagi nagu usaldus on hobustel. Usaldus ja usaldus tuleb läbi selle, et ollakse väga heas kontaktis oma vaba sisemise lapsega. Et kuidagi kõik voolab, kõik õnnestub nii rahaliselt, töiselt kui ka suhetega, kui üldse rõõm kuidagi nagu. Ma näen siin rõõmu, rahulolu, reisimist, rännakut, oma inimestega naeru koos, eks ju. Teineteise eest hoolitsemist, kuidagi kokkuhoidmist ja nii edasi. Mina näen seda hobuse aastal hobustele. Rott. Wow. Rotil on väga, võiks öelda, sellised vesinaeg, aga vesine selles mõttes, kuigi on tulihobune kuidagi, rottidel on niisugune nagu vesi puhastab aasta. Et niisugune tervendusaasta on rottidel. Inimlikkuse kukkumise aasta. Kõik nagu voolab, kui ta ja afirmatsioon tuleb, et ma saan iseennast tervendada kõikidel tasanditel. Ja tundub, et ka looduselemendid saavad olema rotile tähtsad. Ja raha on võimalus teha rohkem oma asja. Raha voolab mu ellu erinevatest allikatest. Ja kuidagi nagu kaastundlikkus, ma näen eelkõige iseenda vastu. Rott pöördub iseendasse väga palju, aga ta ei kaota ka suhtlust teistega. Ja läbi suhtluse teistega tal on kuidagi nagu, ta terveneb, ta on endaga lahkem, terveneb, on voolamises ja kui ta tuleb enda keskmesse rohkem, siis tal on ka rahadega väga kenasti erinevatest allikatest. Kuidagi nagu ta ei ole isekas, ta hoolib teistest ja sellepärast, et ta hoolib iseendast rohkem. Ta mõistab ennast, ta hoolib ja kuidagi nagu selle kaudu ta läheb ise voolamisse millegipärast. Ja kui ta läheb voolamisse, sest ta on endaga väga heas kontaktis, mina näen, ta on täitsa omas, ta käib oma trummirütmi järgi, ta ei käi selle tulihobuse rütmi järgi. Tema on ka see, kes võtab rohkem aja maha, et enda sisse vaadata. Tal on oma rütm nii-öelda, tema ei lähe selle peavoolu asjaga kaasa.
temal on oma tervenemise rütm. Mingid ringid saavad täis tulihobuse aastal. Kui mõnel sai täis ringid eelmisel aastal, siis rottidel tundub, et saab veevala ja ajastu hõnguliselt täis hoopis hobuse aastal mingid ringid. Jänes ja kass. Jänesel ja kassil on siin nagu 3 eri kaarti, räägivad ühte ja sama keelt basically. Nemad tahavad minna nagu üksikule saarele kõigist ja kõigest eemale, et leida enda sees, kas saada kontakti enda nii-öelda rahuga, sisemise rahuga või leida rahu. Nende jaoks on liiga, jäneskass, nende jaoks on elu liiga tormakas või see tulihobuse aasta liiga tormakas ja nad tahaks justkui nagu üksikule saarele minna. Iseenda sisse, eralduda, olla kuskil üksikul saarel, kus keegi ega miski ei jõua nendeni. Nad tahavad nagu hästi distantseeruda kõigest. Aga see ei jää nii, see on ajutiselt nii, aga nad vajavad kuidagi seda. Kitsed ja lambad. Kitsedel ja lammastel on ka oma sisemise lapsega hea kontakt. Kas on taastatud või on loodud see ja ollakse justkui nagu selline küps täiskasvanud iseenda sisemise lapse aspektile ja räägitakse oma sisemisele lapsele niisugused nagu, kui ta varem on võib-olla tundnud, et ta äkki ei ole piisav või mingeid muu, niisugune nagu sisemine kriitik on, siis räägitakse uus programm oma sisemisele lapsele ehk iseendale, eks ju. Ja soovitus on siiski lepingutel silma peal hoida. Lugeda lepingutel isegi ridade vahelt ja olla hästi tähelepanelik, mitu korda mõttega läbi lugeda, enne kui allkirjastada. Et ollakse küll sisemise lapsega väga heas kontaktis, aga tasub olla asjalikul ajal hästi selline kohal ja konkreetne, et kõik õnnestuks, aga tuleb mingi lepingu täitmine, mingid lepingud, olulised lepingud saavad tulema sinu ellu. Madu. Madu hobuse aastal. Maal on see, et kui siin räägitakse väga palju vabast sisemisest lapsest, siis madu suundub enda sisse sellepärast, et ta on haavatud, traumeeritud, sest tema sisemine maskuliin ja feminiin ei ole tasakaalus. Et tema fookus võiks olla minu maskuliin ja feminiin osapooled minus endas kui tervikus on tasakaalus. Et tal on vaja seda tervendustööd teha. Ja siis saadab teda edu. Seda aitab teha ka, kui ta reisib. Üldiselt ta tundub olevat väga töökas ja siin ka võib olla see, et see võib ju tunduda, et väga tubli, kuid see tähendab maskuliinsuse dominatsiooni, et võib-olla on ka soovitus seda tasakaalustada sellisel moel, et käia reisil või nautida elu vahepeal ja et kuidagi nagu siin on see, et aga siin on haavatud, traumeeritud ja tavaliselt need mustrid on ema, isa, mingi vahelised dünaamikad. Draakon. Draakon kipub olema väga kriitiline. Temal on ka sisemine kriitik, ehk sisemine laps võib-olla, kas teda on väga palju kritiseeritud, nüüd on see sisekõnena esindatud või midagi taolist, kuid draakonid loovad midagi täiesti uut, midagi tehnoloogilist, midagi modernset, nad on natukene genereerivad midagi täiesti uut.
on spontaansed, innovaatilised, kujutlusvõimelised. Ja neil on nagu hingeareng või kasv. Neil on hingeareng või kasv, kui nad vabastavad iseendas kriitika. Et väga kriitilised on nad võib-olla varem olnud ja nende eesmärk on võib-olla seda vabastada. Siis tekib nii-öelda kasv. Tiiger. Võtan 2 tükki sellepärast, et ma ei saanud aru. Pean seletust nii. Olgu. Saan täiesti aru. Basically tiigreid siin näitab selgelt 3 erinevast kaardipakist. Siin on hoiatus. Tiigrid püütakse kontrollida. Kas peenenergeetiliselt või füüsiliselt või emotsionaalselt. Kas mentaalselt, emotsionaalselt või füüsiliselt või kõike koos püüdakse tiigreid kontrollida. Manipuleerida. Sellepärast, et siin ütleb I claim my own power and I lovingly create my own reality. Siin püüab keegi sind oma pilli järgi tantsima panna. Aga tiigrid teatavasti on väga sõltumatud. Sest esimene kaart tuli roadblocks ja siis tuli selline, et I claim my own power. Ma võtan oma väe basically tagasi ja ma armastusega loon oma reaalsuse. See tuli kinnituseks kõikidele teistele kaartidele, sest tegelikult siin kinnitab, et sinu teele on puisatud tahtlikult blokeeringuid. Ja ma näen, et siin on sekkumine väljast, sest tuleb ka kaart piirid, raamid. Keegi tahab sind piiridesse, raamidesse, tahab sind kontrollida. Tahab sind, et sa alluksid temale. Tiigrile tahetakse seda teha. It never happens. Ja ütleb tegelikult usalda ennast. Seega kõik kaardid räägivad seda, et sul on vaja enda vägi tagasi võtta. Ja ennast usaldades luua armastusega oma reaalsus. Eraldu sellest keskkonnast, mis püüab sind oma võimu alla allutada. Sest see blokeerib sind. Kellele see kasulik on? See, mis ma praegu räägin, ma tunnen, et sa tead juba. Midagi mõne nädala jooksul selgub, kui juba ei ole selgunud. Mis või kes, mille või kellega seoses see on. Ühesõnaga, see on lõks, kui sa lased, tiiger laseb ennast puuri panna. Džungli kuningas. Et siin on ühesõnaga sinu eesmärk on võtta oma vägi tagasi, usaldada ennast ja luua oma reaalsus armastusega. Tasub tulla minu kaassõltuvusest vabaks e-kursusele, sest siin ma näen ohtu sellele. Ja see on selline salakaval, peen, energeetiline. Koer. Tore. Koerdel on mingi uus intensiivne algus. Nad on natukene ärevil sellest, samas excited. Elevil ja ärevil üheaegselt, sest midagi väga muutub nende elus. Ja nad on tegelikult selleks väga valmis, kuid ettevaatlik tasub olla, et nad ei tormaks. Samas ma näen, et nad ei torma, sest ütleb, mu elu on töö ja mängu vahel tasakaalus. Ja mingi nagu vabadus saavutatakse või midagi. Ja usaldatakse väga elu, aga võib-olla isegi niimoodi, et isegi ohtu ei nähta ette. Ei mõelda nagu tagajärgedele, et nii ollakse elevil ja tormakas.
aga mõiste ollakse manifesteerimises väga hea. Öeldakse, et siin ütleb, et minu iga mõte, iga sõna on väga loov ja see loob minu tulevikku. Et ühesõnaga väga pühendatakse, saadakse aru tulehobuse number 1, 2026 number 1 väest ja nagu manifesteeritakse endale, aga väga tähtis on, et ei olda hulljulge ega tormakas, vaid tasakaalus. Elu on töö ja mängu vahel tasakaalus, et siin näitab ka, et see tegelikult jõutakse sinna, aga võib-olla alguses ollakse selline väga-väga elevil kõigest. Loomisest, elu usaldusest, elu muutustest, võimalustest ja nii edasi. Ahv. Ahvidel on justkui nagu puhkusaasta, täiesti vastupidine tegelikult tulehobusele, niisugune mitte tormakas, vaid vastupidi, nad reisivad, võtavad aja maha, puhkavad. Ja ahvid tavaliselt ei ole sellised, aga reisitakse igastahes küll, kuid jällegi oma trummirütmis nii-öelda, omadel tingimustel. Mediteeritakse ja nii edasi. Ja tegelikult ahvidel on muutus võib-olla töö vallas. Nad tahavad luua mingit tööd, mis on nendele nagu rohkem südamelähedane ja imeline. Võib olla isegi selline töö, kus saadakse reisida, mis on natukene nagu passiivse sissetuleku allika mõttes, sest siin näidatakse, et ahvid tahavad vabadust nii-öelda selles osas. Mitte reklasse, vaid nad kuidagi nagu tahavad luua sellist tööd, kus saaks samal ajal reisida, nagu, et see nagu sissetulek tuleb sõltumata sellest, on võimalik. Ja ütleb ka, et kõigil on ligipääs elu piiramatutele andidele. Et mitte kalad, mille pärast ma tahan öelda kalad miski pärast. Nad on justkui nagu kalad vees oma erialal ja nad tahavad nagu, kui nad juba ei ole, siis nad tahavad rohkem alustada sellega, et neil oleks suurem vabadus. Finantsvabadus, ma näen, siin tahavad olla kui kalad vees selles osas. Ja nad tahavad, et kuhu iganes mind juhitakse, toob see edu. Nad tahavad ka reisida, ma näen siin, jah. Soojamaa reisidel olla aga nad tahavad, et nende töö ei oleks, et neil ei oleks takistusi sellega ja sellepärast nad tahavad nagu fokusseerida võib-olla tööle nii, et neil on see paindlik võimalus, mänguline võimalus, jah. Ma näen midagi siin sellist. Siga. No seal on sellised nagu segased lood. Tuli esimene, neil võib olla kaassõltuvus, sest tuli see kaart, draama kolmnurk. Nad on justkui nagu puuris kinni. Ja miski või keski, kas nemad ise või keegi väljaspool udutab neid. Labürindis on nad kinni ja kaardid näitavad kolmanda kaardina, siis ka kõik kinnitavad seda, et siga on justkui nagu kuskil kinni. Näidatakse, et see kõik on selleks, et juhtuks üles tõusmine. Aga praegu ei ole aeg küps. Kõik, mis nad kogevad 2026 aastal, justkui nad on nagu kinni seotud millegiga, mis on nagu draama kolmnurk. See on nende õppetund. Öeldakse, et nad on siiski kaitse all, kuigi nad tundub nagu kinni, siis on nad kaitse all. Mingi ebaõigluse eest, mingi õiglus kaitseb neid. Ja neid aitab see, kui nad ennast väljendavad. Oma vajadusi, kui nad väljendavad ka tõde, näiteks on nende kaitse. Ja ta ütleb, et märkan kõiki minuni voolavaid õnnistusi. Mis ma näen, siin on ka, et ütlen alati ei, kui nii tunnen.
ja tuleb selle kõrval kõne. Draama kolmnurgas sul on vaja ennast kehtestada rohkem sigadel hobusaastal. Mulle tundub, et 2027 aasta võib olla neil, kus nad tunnevad, et see läks napikalt, et ma pääsesin sellest õiglaselt, sest õiglus on sinu poolel. Kuid sind testitakse ja hoitakse kinni. Sa tunned ennast justkui puuris ja tegelikult see on kõik vajalik sinu ülestõusmise protsessiks, ärkamise protsessiks edaspidi. See on justkui nagu mitte eelmäng, see on võib-olla halb sõna, aga see on test, see on sinu test, et sa õpiksid ütlema ei, ennast kehtestama. Ja sa hiljem mõistad tegelikult, kui suure kaitse all sa oled, kuid kaitse ei ole alati ka nii-öelda lõpmatu, et sa pead ka valikuid tegema, mis rohkem sind hoiavad. Ja siin ütleb ka, et mul on tegelikult võim või vägi, et luua muutusi. Ja siin ütleb ka this way, et sul on erinevad valikud. Ja võib-olla siin tahetakse öelda, et kas sa tahad oma eellaste draama kolmnurgas käilata või lennelda sellest tegelikult täiesti sootuks välja. Sest näitab, et kui sa valid oma eellaste mustrid, sest sa kardad konflikte või vabadust öelda ei, siis sa jääd sinna, see on illusioon, sa jääd kuidagi labürinti kinni. Aga siin on ülesärkamise potentsiaal. Aasta lõpupoole ma näen, sest aasta peamine asi on see, et sa oled justkui nagu mingis udu sees. Sa justkui nagu elaksid kellegi teise saatust, aga sul on vägi ja võime teha muutusi enda tingimuste suhtes, valides iseennast ja oma valiku ja tee, mis on sulle hingerahuks. Ja ma näen, et sa jõuad sinnani, sest tegelikult sa oled kõrge kaitsel, õiglus, ülemkohus, kaitse, aga see on aasta teine pool. Sul on vaja enne mingi õppetund seoses kaassõltuvusega, tule jälle minu kaassõltuvusest priiks e-kursusele, et sa ei peaks mingit labürinti lõputult käilama, vaid et sa saaksid, ärkaksid iseendale ja oma vajadustele. Ja viimane siis kukk. Oi, kukkedel. Ahah. Olgu. Kukkedel on ilus. Väga tugev sõnum tuleb kukkedele kusjuures. Ma näen, et kukkedel on mingi suur muutus juhtumas. Tuleb teemant. Kukked on liidripositsioonil. Teemant. Tuleb huvitav minu raamatu soovitus Apolloonia lugu 5 põlvkonna pojeng. Seal on kaassõltuvuses samamoodi draama kolmnurkadest vabanemine. Mulle tundub, et kukked on jõudnud enese armastamisena, aga mitte kukelikus ehk siis sellises uhkes enese tähtsustavas võtmes, vaid sellises võtmes, et teisi on väga lihtne armastada. Kui ma armastan ja aktsepteerin iseennast, basically kuked teevad revolutsiooni. Kas pole mitte nii, et kuked on natukene ennast tähtsustavad, domineerivad, enesetähtsus on neil kõrge? Üleolevad ja nii edasi, aga ma näen, et kuked teevad revolutsiooni, et nad säravad, nad mõistavad, et nad säravad palju rohkem ja palju tõelisemalt, kui nad arvestavad ka teistega. Kui nad armastavad ja aktsepteerivad iseennast ja teisi, see on omavaheline seos, et tema avastab selle. Ja Apolloonia 5 põlvkonna pojengis, seal räägitakse ka lähisuhtest, kuidas kaassõltuvusest vabaneda, draama kolmnurkadest vabaneda. Tundub, et kukk teeb revolutsiooni. Et tema kukk on, ma leian, on kukke aastal sündinud, teevad tulihobusel
endale mitte omast transformatsiooni. Ehk siis tulihobune toob neis üles hoopiski sellise nagu emotsionaalselt intelligentse poole iseendaga ja teistega. Ja see on ilus. See on ilus punkt siia teemant. Ja ta kusjuures särab nii enda kui teiste arvates veelgi rohkem tänu sellele. Inside out. Sügavamalt. Aga vaatame tulihobuse aastale kollektiivine üldine sõnum. Ja üldine sõnum tuleb kõigile siis selline, et tee oma eriala. Järgi oma andeid, väljenda neid. Saa selles meistriks, täienda oma oskusi, teadmisi, talente. Ja tea seda, et sul on tulihobuse aastal võimalus sellega raha teenima hakata, kui sa juba seda teinud ei ole. Siin tuleb balleti kingad, eks ju. Ballett teatavasti on väga igapäevane pühendumus millelegi, mida tavaliselt armastatakse. See on peenete detailideni välja kunst, aga ka trenn ja looming, elu ilu, artistlikkus, väga peenelt ilus, peenenergeetiline ja vaata, kui balleti seal ka nad lähevad beyond, eks ju, nende jala tõste või nende käesirutus läheb alati kaugemale, kui see ulatub. Ehk siis tee oma tugevustest, annetest, oskustest, teadmistest, kogemustest midagi beyond. Sul on võimalus selleks. Ja seda raha teenima, niimoodi, et sul hobi ja anded justkui nagu on sinu meisterlikkus. Sul on vaja seda jagada, sest kui sa seda jagad ja sa tead, et maailm vajab seda, siis tekitab sulle head tunnet ja teistele head tunnet. See pakub väärtust, ilu siia maailma rohkem juurde, sisemist, välimist ilu. Siis see hakkab sulle loomuldasa ressurssi tooma. Väärin positiivset sularahavoogu, aeg avardub, mul on aega teha, mida vaja. Just balletis selles ka justkui aeg peatub või avardub, see on nii ilus, see on nii peenenergeetiline kunst, talent. Aga selle taga on niuke distsipliin, eks ju, meisterlikkus. Ma ei mõtle, et hakka baleriiniks, ma mõtlen seda, et sina tee oma asja, aga see on lihtsalt üks näide, viide, et teha pühendunult, täiendada, rikastada, jagada oma meisterlikkust ja vabanen vastupanust raha ligi tõmmata. Tavaliselt arvatakse nii, et kui ma teen oma annet või oskusi ja talente, mis mul on juba terve elu olnud selline tugevus, et kui ma seda teen, aga see on ju hobi, see ei too ju sissetulekut. See ei ole tõde. Väga paljud on selle juba ammu ümber lükanud. Mina kaasa arvatud. Ja pane tähele, tuleb siin see balleti see, mis ma rääkisin. Ja tuleb ka see, et ma olen täiesti sügavuti rahul või rahul olev sellega. Ma naudin seda, mida ma teen. Ma olen sügavuti rahul sellest protsessist, kuidas või mida ma teen. Just, et pühendumus. Ja tead, see on ka tervisesse investeering. Sa tegelikult investeerid, mitte ainult sa ei paku väärtust, vaid sa investeerid oma tervisesse. Sest sa tegeled millegagi, mis on sinu hingega, keha, meele ja hingega joondunud. See loomulikult aidab ühtlasi ka sinu tassi. Just nagu reiki. Sa teed reikit endale. Ja siis sa mõtled, et sa teed ka teistele ja neilt küsides, kui nad soovivad.
aga reikiga on alati nii, et kui sa teed reikit, kui sa saadad reikit või sa teed reikit teistele, siis automaatselt see juhtub, kuna sina oled kanal, siis sa teed seda ka endale nii-öelda. Automaatselt, selle vastu ei saa. Et see automaatselt tervendab või täidab ka sinu tassi ennast, kuigi sa isetult jagad. Et see on see, mis on ka sinu annete ja oskuste ja talentide ja tugevustega ja kogemustega. Et võib-olla tuli hobuse aasta, 2026 aasta on number 1, on selleks väga hea algus alustada. Ja ma soovin sulle selles edu. See oli kollektiivne sõnum, see lõpusõnum. Vaata ka minu andeid, kogemusi, talente. Siin infos on kontaktid, on e-kursused, on pakkumised, on minu raamatud, on minu kodulehekülg, kõigega, millega mina olen tegelenud. Ja ma arvan, et mina olen ka üks paljudest elav näide selle kohta, et oma anded, oma elukired, oma anded, oma huvid, oma tugevused, oma kogemused on võimalik pöörata ka oma elutööks, oma põhjanaela suunas liikuda läbi selle. Isegi kui see alguses on paralleelselt tavatööga, selle tööga, mis sa võib-olla juba teed, ja siis see kasvab. Selles olen ka mina elav näide, et see on võimalik. Aitäh sulle. Ja kui see läks sulle korda, kui sa tundsid ennast siit ära, või see tekitas sulle ahaa momenti, see pakkus sulle midagi, see video siin, siis pane like, saada tasakaalu panus või tule järgi minu lehte või tule kutsu oma sõber järgima üheskoos minu lehte. Nägemist. Ja kindlasti vaata täienduseks ka oma päikesemärkide lugemist. Ma katsun selle lingi kõikide päikesemärkidega 2026 aastal ka siia panna. Sest see on küll väga teistsugune lugemine, kuid ma olen saanud väga palju toredat tagasisidet, kinnitusi, elamusi ka selles prognoosis. See oli lihtsalt kiire märksõnad, on ju. Päikesemärkidega on sellepärast ka tore, et sa saad valida oma sünnikaardi erinevad mõjumärgid. Seal on ju erinevaid. Ja tea, et unistused saavad teoks kas või samm-sammult. Alusta kuskilt. Ja sa leiad ennast ühtäkki sellises edasiliikumise protsessis ja see on selline tore. Teised tunnevad seda, kui sa teed oma tööd suure hoole ja armastusega ja austusega nende suhtes. Aitäh sulle, nägemist.